Süstik, mis startis kell 10.15, jätkab oma lendu täie hooga. Tere tulemast, lugupeetud võistlejad. Tere tulemast, lugupeetud publik ja tere tulemast, auväärne žürii. Noh, tervitame, aplaus, otse loomulikult. Ja loomulikult tere tulemast meie arvukad vaatajad YouTube'i kanalil. Igaks juhuks, kuna publik on uus, võistlejad on uued, siis teeme lühikokkuvõtte sellest, mida kujutab endast Süstik 100. Tegemist on siis mänguga, teaduspõhise, praktikapõhise mänguga, milles osalevad võistkonnad võtavad mõõtu eriilmeliste ülesannete lahendamisel. Kuna me oleme kutseharidusega tegelev kool ja meie õpilased on ühtviisi osavad nii erinevates praktilistes ülesannetes kui ka üldharidusainetes, siis ka meie mäng koosneb kahest eriilmelisest ülesandest. Esimeses voorus tuleb võistlejatel lahendada selline ülesanne, mille on välja töötanud meie suurepärased osakonnad ja mängukorraldajad on seisnud hea selle eest, et osakonnad, kes parasjagu võistlevad, siis saavad ülesande, mille on välja töötanud mõni kolmas või neljas osakond. Ja teises mängude voorus tuleb vastata 10 küsimusele keskkonnas Kahoot. Kõik need küsimused puudutavad ühte konkreetset üldaine valdkonda. Aga millist? Aga millist valdkonda? Selle saab valida võistkond, kes kaotab esimese mängu. Ja see toimub siis loosimise teel. Kui juhtub niimoodi, et üks võistkond võidab esimese mängu ja teine võistkond võidab teise mängu, siis mäng ei saa lõppeda viigiga ja sellisel juhul lähevad võistkondade esindajad või terve võistkond, nad otsustavad ise, lähevad siis duelli ja see, kes võidab duelli, on lõppkokkuvõttes võitnud ka kogu tänase mängu ning tema esindajad ootame me siis kolmandasse või järgmisesse poolfinaaliga. Ma pean igaks juhuks ütlema, et mingil hetkel seal istumine ei ole hea mõte, sest et jääb ette Kahootile. Ei jää väga. Ei jää väga või? Aga mitte praegu. Praegu võib seal istuda. Istugi rahulikult, et saame hakkama. No nii, on ülim aeg see pikk sissejuhatus kokku võtta ja tutvuda tänaste võistkondadega. Nii, sinises nurgas... kui meie päeva esimeses mängus mängisid koduplatsi võistkonnad, siis seekord on mõlemad võistkonnad külalisvõistkonnad, ehk siis mõlemad võistkonnad on tulnud siia pika tee läbi vesise Tartu linna, läbi üle lumemügarate ja läbi lompide Kopli õppehoonest. Ja on nii juhtunud, et tegelikult meil on väike Kopli derbi ka, sest Kopli B ja Kopli A on nii. Ehk siis sinistel toolidel istuvad vastapandamatud imetabased ehitajad ja tistlerid ehituse puidu osakonnast. Kuna mul on natuke siseinfot, siis ma võib-olla ütlen nimed ära, tahate ise öelda? Ütle, ma siis küsin midagi. Küsin midagi, jah. Hakkame siis pihta siit poolt Tarmo, kes teab kõike mitte ainult ehitamisest, vaid ka ehitustööriistade ajaloost. Erna, kelle käest võib küsida ükskõik millise ehitusviimistust võtte kohta. Lauri, tulevane tistler ja imeliste mudelite valmistaja. Ruuben, tulevane, nüüd ma olen küll ätta korra. Kuidas? Tulevane üldehitaja ja veel üks Lauri, kes juba eelmises mängus oli siin žüriis, aga nüüd osalete siis mängijana ja ka Laurist saab tulevikus tistler. Ma kohe nagu Lauri käest küsitsin, et kas see, et see eelmine mäng olid žüriis, annab teie võistkonnale nüüd vastastes eelise? Ei. Miks? Sest et täitsa teine ülesanne. Kah õige. Kuidas te mänguks valmistusite? Tegite trenni? Mõtlesite, aga ma mõtlesin, et tegite läbi näiteks kõik erinevad ülesanded, mis erinevate osakondade, et keetsite, õmblesite,
Ausalt öeldes ei teinud. Ei teinud. Ette valmistamata siis tulete? Jah. Selge. Aga töötajate poole pealt? Täiesti asendusisik. Asendusisik, selge. Olete üllatunud, et siia sattusite? No eluaeg midagi tehtud. No siis saab hakkama, on ju? Selge. Aga sa unustasid ütlemata, mis meeskonna nimi on? Õige. Meeskonna nimi, tuttavatega läheb niimoodi. Meeskonna nimi on osavad ja meeskond palub mitte ajada segamini sõnaga oravad. Neil... Nii, aga kollastel toolidel istub siis väga ajaloolise nimega võistkond nimega Internet Explorers. Nii et Bill Gates tõenäoliselt tunneb suurimat head meelt praegu, kui ta niisuguse nimega võistkonda kuuleks. Võistkonda kuuluvad Liis, kes on nagu väike müü, pisikest kasvu ja iseseisev, aga kohati nipsakas. Vastad tõele? Eks ta nii ole, õpilased võivad rääkida. Selge. Kermo, keda kirjeldab sõna projekt. Kermo armastab projekte korraldada ja neis ka osaleda. Kas see on sinu jaoks järjekordne projekt või võtad ikka tõsiselt? Tead, mul mingeid eeliseid siin mängus hetkel ei ole, aga eks sellises stressiolukorras peab hakkama saama. Õige. Joosep Elias on laia silmaringiga teadmishuviline noormees, kes talub hästi võistluspinget, pakub probleemidele omanäolisi lahendusi ning on hindamatu kaaslane meeskonnatöös. No kuule, et kas sa oled nagu praktiliste ülesannetega rohkem või läheb sinule see Kahooti variant, et üldained lähevad paremini? No, eks kui vajas mõlemaga hakkama. Aga no kui eelistaksid, kus sinu panus suurem on? Pigem vist üldainetes hetkel. Väga hea, neil on salarelv kaasas. Nii. Ja Eveli, kes on lühem kui Pöial-Liisi ja valjem kui kajakas. See oli nüüd küll selline, miks nad nii ütlevad sinu kohta? Ma arvan, et seltskonnas peab olema üks väike naljatik, kes naerab ikka kõvemini kui kajakas. Et ikka kuulda oleks. Ikka kuulda peab olema. Selge. Mõnikord juhtimisteoorias võrreldakse ülemusi ka kajakatega. Olete kuulnud? Et hea ülemus on see, kes on kogu aeg eemal, aga kui jamaks läheb, siis tuleb korraks kohale ja teeb midagi, siis läheb jälle minema. Ja võistkond Internet Explorersi, kõige esimene Internet Exploreri kasutaja on, kõige varasem Exploreri kasutaja on siis legendaarne Arno Ratas, kes palus enda kohta öelda, et tal peale IT, füüsika ja muusikaalaste teadmiste tuleb ka sooja õhku suust välja. Ma ei oskagi midagi küsida selle peale. See lõi mu täitsa tummaks. Arno, mis aastal sa esimest korda Internet Exploreriga kokku puutusid või millal mäletad sa oma esimest kogemust selle veebileitsejaga? Minu esimene internetikogemus oli tegelikult üsna varsti pärast seda, kui Tartu ühenduse sai Sein Enok Tähetorni juures, neil oli üle satelliidi Rootsiga ühendus ja selgus, et noh, tal oli võimeline, midagi muud eriti ei olnud, aga piiblit oli võimalik sealt juba lugeda. Okei. Ma just täna hommikul lugesin, et piibel on sisse loetud 74 CD-lega. Keegi Eesti vaimulik on sellega hakkama saanud koos kommentaaridega, et täiesti võimalik 74 CD-d. Ülikooli raamatukogus on saadaval. Ja selle mängu üks kõige tähtsamaid komponente, 3 žüriiliiget istuvad teie ees punastel toolidel. Vilvet tunnevad kõik, Vilvet tunnevad kõik, eks ole. Ma võtan ära. Edasi Eva-Liisa. Nii, tere. Mis eriala sa õpid? Mina õpin maadurismi eriala. Selge, no siis oled täitsa õiges kohas. Ja... Sest ülesanne läheb sellega väga kokku selle maadurismiga. Ja me võime juba natukene paotada saladusloori, tänase ülesande autor ja peakohtunik ja peamine selgitaja Rait. Tere. Tere.
ja Rait on praegu napisõnaline, aga ma arvan, et nüüd on õige aeg alustada esimese ülesandega. Ehk siis alustame võib-olla kõigepealt sellest, et kumbki võistkond saadab oma esindaja siia ja võtame esimese ülesande atribuudid siis nurga tagant välja. Ja siis räägime edasi, mis teha tuleb. Võiks olla selline tugevam, kellel on jõudu, et ärge nagu oma kõige hapramat liiget saatke. Palun teie ka, Explorer, üks esindaja siia. Nii, palun, üks. Nii. Liigutage siia kuskil ette keskele, oma võistkonna ette keskele, nii et oleks piisavalt ruumi. Igaüks saab proovida ja teie liigutage oma võistkonna ette sinna keskele. Nii, ja Rait nüüd seletab, milline imeline ülesanne meie võistlejaid ees ootab. Absoluutselt seesama tööjuhend antakse ka mõlemale võistkonnale. Mõlemad võistkonnad on saanud omale ühesugused rattad. Nii, ma püüan Ma püüan nüüd siis selle mikrofoniga kuidagi hakkama saada. See mikrofon on interneti inimeste jaoks, mitte saali jaoks. Sellest ma olen juba aru saanud. Okei, aga siin on siis ülesanne, ma võtan ja seletan selle kibedalt lahti, et ei peaks olema väga palju mõtlemist, et kuna meil on nii erinevad erialad inimesed, nendel on nüüd väikene eelis äkki, sest nendel on üks noormees rohkem, sest siin peab natukene füüsilist tööd tegema. Aga ei ole üldse hullu. Nii, esimene punkt siis. See terve see ülesanne koosneb siis 3 erinevast nagu kompleksülesandest, eks ole. Esimene ülesanne, panen kohe prillid pähe, vannustun omajagu. Kõik saavad tühja rehvi. Siin on praegu tühi rehv maas. Ma võin hoida mikrit. Nii, hoia ja mikrit, ma siis räägin, jah. Nii, ma saan mõlema käega rääkida. Teile antakse tühi rehv. Rehvil on ventiil on siin sees. Teie peate võtma selle käsipumba ja pumpama siia rehvi sisse 0,5 atmosfääri rõhku. Selle jaoks on teil proovikatse jaoks, on teil olemas siin manomeeter. Mina mõõdan pärast üle digitaalse manomeetriga selleks, et me saaksime nüüd teha hästi täpse vahe, kumb sai siis sellega paremini hakkama. Selle samase ülesande teine pool on see, et te pumpate siia rehvi sisse 1 atmosfääri rõhku. Lugu on siis sellel, milles on konks. Kui teil proovi pumpamise ajal on manomeeter näha, siis päris võistluspumpamise jaoks me kleebime selle manomeetri kinni, ma annan teile väikse vihje, lugege näiteks ära pumpamise korrad. Mitu korda te peate pumpama või mitu korda te peate pumpa üles-alla liigutama selleks, et saaks siia pool atmosfääri sisse ja 1 atmosfäär sisse. Nii et ühesõnaga, proovikatse ajal on teil manomeeter näha, võistluskatse ajal teil manomeetrit näha ei ole. Nii, see on nüüd esimene. Kas on kellegi esimese ülesande kohta mingit küsimust? Selleks on teil esimese ülesande täitmiseks on teil aega 10 minutit ja žürii paneb siis kella käima, kui me reaalselt pihta hakkame. Kinnikatmine tuleb umbes 5 minutit. See kinnikatmine võtab aega mõned sekundid. Ma võtan sealt teibi, panen naks teibi peale, kui teil on proovikatse on tehtud, öelda proovikatse on tehtud, läheb võistluskatseks. Mina panen teibi peale ja läheb kohe pumpamiseks. Aega iseenesest peaks jätkuma selles mõttes, et põhimõtteliselt, kui te näete, et teil on 0,5 käes, siis te võitegi öelda juba, et nüüd meil on võistluskatse peale. Kui te pumpate seda rehvi, siis ilmselt selle löökide arv jääb alla 100, nii et selle jõuate ära teha, ei ole üldse probleemi. Ja võite vahetada ka ju. Jaa, loomulikult. Ei lasta. 0,5-st 1 atini läheb edasi, et siin on kirjutatud ka, et kõigepealt 0,5 ja siis läheb siis lõpuni välja. Nii. Ülesanne number 2. Oli veel küsimusi? Kui kinni katad, ma mõtlen, et siis sa pead ka 0,5 saama. Jaa, enne seda ma lasen tühjaks, siis sa võtad ja löökide arvu järgi, kuda iganes kuulad, katsud, ammustad, ükstapuha. Kõik on lubatud. Nii, ülesanne number 2. Rehv tuleb ilma ventiilita pumbata nii palju rõhku, et sellel hetkel ma näitan nüüd, kuidas see ventiil siia, kuidas see pumpamise otsik siia külge läheb. Tulge lähemale võistlejad. Ja võite tulla lähemale, ma näitan ära, et ei oleks kellegi sellist eelist, et keegi on juba varem pumbanud. Ma näen kaugele parem. Nii, väga hästi. Siin on siis ventiil, siin on ventiili keeramise jaoks selline tööriist. Siin on jämedam ots, siin on peenem ots. Meie kasutame peenemat otsa.
saab keerata siis niimoodi. Põhimõte on nüüd selle ülesande, põhimõte on nüüd selles. Me võtame siit selle pumpamisotsiku, paneme siia ventiili otsa, tõstame selle ülesse, nüüd on ta kinni. Nüüd me hakkame siit pumpama. Nii, ma löön siis mõnele laksu. Pumpame siit ära. Siin on manomeeter on avatud. Pumpame näiteks, ma ütlen täiesti suvalise arvu, pumpame 1,5 atmosfääri sisse, umbes. See, kui palju te siia pumpate, on teie enda küsimus. Tähtis on nüüd see, et kui te võtate selle ventiili, eemaldate selle pumpamisotsiku, keerate ventiili sisse ja sellel hetkel peab jääma rehvi sisse 1 atmosfäär rõhku. Kui kiiresti selle teete, kui palju te sinna sisse pumpate, on teie enda asi. 1 on proovikatse, teine on võistluskatse. Esimesega lööte sisse ära mingisuguse, mis te arvate, kui palju siit välja peaks jooksma, selle järgi te saate välja arvutada, kui palju te siis peaksite lööma. Seal on olemas, andke mulle digitaalne see. Sellega saab siis mõõta, siin on praegu ilmselt nii vähe rõhku, et seda üldse mõõta ei saa. Küsimus on sellest, kas siin jääb see mõõtis ka näha sellel teisel ülesandel? Jaa, seal on näha. Seal on ise teate, kui palju te sinna sisse lööte, selle järgi vaatate. Sellega te saate mõõta, lööte sealt sisse, ütleme näiteks 1,1 atmosfääri, lööte sisse, võtate naks, pante ventiili sisse, see on siis selleks hetkeks teie käes, teie mõõdate ära enda selle. Ja sellest siis arvutate, kas te peaksite lööma vähem sisse või rohkem sisse. Et ise teate, et see on niisugune, nii ja naa. Mõnikord läheb rohkem aega, mõnikord läheb vähem aega. Nii, kas on selle küsimusega, selle kohta mingisugust küsimust? Ei ole, väga hästi. Nii, laseme õhu tühjaks, teisel laseme pärast samamoodi igaks. Ma arvan, et nad tegelikult peaksid olema tühjad. Nii, ja nüüd on siis kolmas ülesanne, on teisel pool lehe peal. See on siis selline kõige keerulisem ülesanne, kõige lihtsam iseenesest füüsiliselt, aga vaimselt on kõige keeruline. Teil on nüüd see 1 atmosfäär siin sees, mis teil eelmisest võistlusest jäi, eks ole. Kellel natuke rohkem, kellel natukene vähem. Siis te peate võtma selle ventiili, keerama selle ventiili lahti, laskma õhku välja täpselt nii palju, et siia jääks sisse 0,5 atmosfääri. Kõrva järgi, silma järgi. Te võite kasutada näiteks esimese ülesanne proovi, kui te peate lööma siia 0,5 sisse. Katsuge näpuga, ammustage, tõstke, kaaluge, tehke mida iganes. Aga lõpuks peab jääma sisse 0,5 atmosfääri. Ja ühesõnaga punktid jagunevad siis niimoodi, et iga võistluse võetakse, igal võistlusel võetakse siis teie need mõõdud, kui täpselt te tegite. See, kellel on täpsem, ei ole vahet, kas ülesse või allapoole, see saab siis punkti. Et kui teinekord on niimoodi, et kui üks võistlus jääb täiesti metsa, see ei ole, sellest ei ole nagu mitte midagi, et järgmiselt võib siis saada. Maksimum on 3 punkti, miinimum on 0. Jah, miinimum on 0, et kui mõlemad, kui kõik 3 võistlust läheb teil natukene, ei ole 4 on maksimust, esimesel sellel on 2, on 0,5 ja 1 atmosfäär. Et 4 punkti. Aga vaevalt see. Ja kui juhtub selline asi, et te peaksite mingi nippega täpselt kõik viiki jääma, siis hakake juba guugeldama, kes rohkem rehvi marke üles kirjutab, see on siis võitja. Väga lihtne. 30 sekundi jooksul. Telefoni kasutada ei tohi. Sellest räägime siis, kui me peaks selline olukord tulema. Nii, on kellelgi veel mingisugust küsimusi? Just ütles ka. No mina ütlesin, enne võistluste ajal ei tohi, te võite ennem vaheajal siin, kui üks pumpab, teine võtab ja loeb nii kaua internetist. Nii siis... Ma annan, üks on siin. 10 minutit läheb käima sellest hetkest, kui ma löön. Aga kus me kirjad? Me anname teile paberit. Me ise paneme selles mõttes, et selle kontrollmõõtmise ma teen ise. Jaa. Ilmselt te saate paberi, võtke teie käse. Kell läheb käima sellest hetkest, kui kõlab kong. Praegu on selles mõttes nii palju aega, et te võite tulla siia selle juurde, proovige, kuidas on ventiili välja keerata, kuidas on sisse keerata, kuidas on seda sama. Anname neile 3 minutit aega. Jah, 3 minutit aega, lihtsalt vaadake, kuidas on, et ei ole niimoodi, et täiesti tühja koha pealt hüppate siia. Märkmete tegemiseks? Ei pea. Aga ilmselt ei ole meil nii palju, selles mõttes, et nii kiire ei ole, et sellega jõuab. No publik, kuidas tundub? Ülesanne, tehtav? Täiesti tehtav.
mis eriala inimesed nii, ma näitan ühte asja. Automehaanikud ja see on koduväljak, eks ole, jah. Teete iga päev seda või? Hommikusöögiks pumpad lõunad ka ja ma tunnen neid, ei tee. Veel ei tee. Mina igastahes on väga rõõmus, et ma ei pea võistlema. Mul läks poole raidi jutu peal juba segamini, mida tegema peab ja kui palju peab tegema. Võistluste keskendumisel, kellel on siis küsige ka alati, jah. Ja Rait abistab, küsib, kui on vaja Raidi abi. Ja mul on tunne, et see Internet Exploreril on selline väike eelis, kuna neil on Arno ratas seal. Sest maas on ka ratas. Ja ratas ja maas on ka ratas, eks ole. Ja teiseks, aga te peate seda aitama natuke rohkem ikka füüsikaline. Selles mõttes, et selle katsetamise jaoks on teil eraldi aeg olemas selle juures. Ma lihtsalt tahan teile ka ühte asja näidata. Nüüd, kui selle ära võtate. Nii, andke mulle see ventiil ja ventiili keeramise see. Oota, ära veel, küll võtsid ära juba. Kus see ventiil on? Ventiil on sees. Nii, kui sina seda. Tegelikult ta läheb suhteliselt kiiresti, et kui me võtame selle ja vaatame. Tänapäeva noorsoo kohta on ju, see on 4 tervet noort inimest ja kelle nad pumpama panevad? Arno ratase sinna. Kuigi ma kaasustan, et Arno on nii uudishimulik, et ta lihtsalt ise pumba ja lihtsalt ta oli pumba juures juba. Õige, alati tuleb kui Internet Explorer toolidelt püsti jõudis tõusta, oli Arno juba pumba juures. Jaa, see on nagu uus vana selle süstiks ajale. Ma näitsin teile ja näitsin nendele ka täpselt sama. Et nii on kõige see liigutus. Jah, praegu on see 3 minutit on teil aega proovida erinevaid liigutusi asju. Mida? Võistluste kestel, kui on mingisugust küsimus. 40 sekundit veel, katseaega. Kinni keeramisel ärge väga kõvasti keerake selles mõttes, et nad keeravad lihtsalt näpuga kinni, et nad seda hullult pingutama ei pea. Nii, ja teie kork on siin. Nii, ütle julgesti. Nii ma küsin teie käest, kuidas tundub see ülesanne? 20 sekundit aega. 20 sekundit veel. Millal te viimati rehvi ise pumpasite? Tühjaks ka laskma. Või olete te elus üldse sellist tööd teinud? Ikka. Laske kindlasti tühjaks. Aga mitte sellises keskkonnas. Laske tühjaks ka. Sellises võistlemiskeskkonnas. Selge. Algus on 1, 0,5-ni. Jaa, aga... Ma küsin, et kas ehituses ka on vaja pumbata või disleri tööde juures? Käru on. Kärurattad ja tõstuk. No nii, härrased, millast viimati kärurattaid pumpasite? Praktikal. Aga Erna, kas värvida ei saa niimoodi, et üks pumpab ja teine piustiga värvib? Siis läheb mokka. Teoreetiliselt saab. Palju tõstuki rehvi rõhku läheb? Tõstuki rehvi, kui on suur tõstuk, läheb tõstuki rehvi umbes 16 atmosfääri rõhku. Ilmselt läheb see pump lõhki, kui see 16 atmosfääri sellega lööma hakkab. No nii, aga aeg on alustada. Laske tühjaks ära. Laske rehvid tühjaks ära ja kui kõll kõlab, siis stopper läheb käima ja mõlemal võistkonnal on siis esimese ülesande täitmiseks aega 10 minutit. Nii, see läheb seda vaja, on ju? Et esimese prooviga lihtsalt lööge ära ja proovige lihtsalt ära, kui palju on. Ja siis ütlete, et nüüd tuleb võistluskatse, mina kleebin teile monomeetri kinni. Nii, ma pean... 5, 4, 3, 2. Võtad parajad sisse tagasi ja ventiili sisse. Nii, kas neil on siin olemas kõik? 1 ja võistlus algas. Albert, tead, mida ma tähele panin? Ei tea. Osavad on nagu ikka osavad kätega asja juures, toimetavad niiviisi ja proovivad. Internet Explorer teeb arvutusi, matemaatilisi, füüsilisi, logaritme ja muid selliseid asju. Mis sa arvad, kumb annab eelise? Ma ei tea. Tahaks muidugi öelda, et ikkagi peaga töötamine on tõenäoliselt tulusam kui ainult kätega töötamine, aga praktika on tõe kriteerium, nii et mõlemal on omad tugevad küljed. Praegu on siis 5 minutit, eks ole? Katsutamise aega.
On nii? Või nad ise ütlevad? Nii kui neil on katsetatud, nii nad on teada valmis. Jah. Küsige. Praegu proovige oma 0,5 täis saada, kui te katsetate, kui te valmis saate, siis öelge kohtulikule, tuleb siia ja kleebib teil manomeetri kinni. No nii, kas võistluspinge juba murrab võistlejaid? Erna, kuidas sina saad neid toetada? Kuidagi ma ei sõida autot. Ei sega. Ei sega? Sa saad pärast Ella käega lahti lasta sellega. Oh ei, las poisid teevad. Nemad tuleb Prillidelt ta ei tohi, viskab silma. No nii, Arno vaatab. Lugeja ei vaata. Kulli pilgul. Kas arvutused peavad? Mitmetoline rehv see on? Ma arvan, et 17 on peast täpselt mälet seal peal kirjas. Ma arvan, et 17 tolli on see rehv. 17 tolli, jah. Vahepeal nagu sponsorluse korras ma võin öelda, et need veljed on saadud siis Toyota käest õppematerjaliks tasuta. Aga rehvid? Rehvid on meil enda varudest, et kui keegi tuleb vahetama, siis me jätame nagu natukene korralikumad rehvid, jätame endal alles ja siis sellega õpilastega lihtsalt harjutame seda rehvi vahetust. Et need on jah, ei ole, ühesõnaga kooli raha ei ole siia raisatud. Kokkuhoidlikult tegutsetud? Ega õppevahendite soetamine ei olegi raiskamine, aga see on investeering. Nii. Nii ma nüüd segan teid, kuidas teil läheb? Poolel teel. Poolel teel? Ossa raks, kust nüüd tuli? Palju aega kulunud on? 7 sekundit. 7 järgi. 7 järgi, jah. 7 minutit on järgi. Igaks juhuks ütlen, et 7 minutit on järgi. Lihtsalt siis selles hetkel jah, võetate pupa küljest ära, ütlete, et mõõda, mina mõõdan ära, paneme siia kirja tulemuse. Siis võete üks atmosfäär, siis ütled, et mõõda, mina mõõdan. Mul läheb kogu aeg see mikrofon meelest ära. Ja pole midagi. Lihtsalt need, kes internetis on, need peavad suu pealt lugema, lihtsalt midagi teha ei ole. Sinu suu pealt on eriti hea lugeda. Ma tõmban vuntsi eemale. Tõmban vuntsi eemale, jah. Miimikast. Nii, aga esimese... Nad arvutavad, nad lähenevad teaduslikult. Jaa, väga õige. Me kohe näeme, kumb see õige on. Füüsikaõpetaja seal, et praegu on Newton, Galilei, Einstein, kõik on kuskil seal Arno selja taga ja... Esimese ülesande on juba valmis. Nii. Võta ära, mina mõõdan. 0,5 peaks olema. Aha, ei öeldagi, kui palju oli. Kuidas läks hästi või halvasti? Ei, jumal hästi täpselt nulli peal. Ja nüüd järgmine on üks atmosfäär, niimoodi, et andke tuld. On vaja 1,0 saada. Kas 5 minutit on täis või? Jah, et... Ja muide, sa tunde järgi tunned ka seda jõudu. See jõud, millega sa lükkad, seal läheb raskemaks, sest vastu surve tekib. Ja siin on teaduslik lähenemine asjale. Leht on juba poolenisti täis kirjutatud. X-id, 0 komad, jagamine. Sellega mõõdan ainult, oodake, sellega mõõdan ainult mina. Nüüd. Ma proovige. On pool sees või? No peaks olema. Okei, siis ma mõõdan ära. Ja paneme sinna kirja. Ei, nad tegid praegu avatud manomeetriga. Nad tegid praegu avatud manomeetriga. Ei, see on esimene see. Jaa. Okei, sorry. Ma arvasin, et teil on juba võistlus see. 0,57. Aga te peaksite küll hakkama mõtlema selle peale, sest 4 minutit. 0,57 oli. Imestasid, et kuidas nii täpselt said, jah? Täitsa nagu selle pealt. Neil on veel vaja mõnda arvutused teha, ennem kui nad saavad võistlust aga nüüd te peate hakkama, teil läheb kiireks. Jaa, nüüd te lased tühjaks, jah?
jah, siis laske tühjaks, mina tulen ja... Tühjaks ja teile pannakse manomeeter kinni ja siis panete pimesi. Pime pumpamine. Kas arvutite juures annab ka midagi peale pimekirja pimesi teha või? Tühi. Tuleb. Vast ikka. Vast ikka. Mida? Midagi kindlasti. Midagi kindlasti. Teile pole ette tulnud, jah? Nii, kas paneme manomeetri kinni? Me ei kontrolli selle elektroonidega ära. Mu noor sõber. No nii. On valmis? 0,7 rohkem. Nii et. Päris hea. Jah. Oi joo. Aivar, mulle tundub, et sa pole päris erapoolik siin. Jah, sellepärast ma räägingi nii vähega. Ma siis hoian Internet Explorerile pöialt, kui sina hoiad enda omadele. Ei, ma ei saa, ma olen ka Internet Explorer, ma olen ka IKT osakonnas aega, et mõned tunnid andnud, nii et ma tegelikult hoian kõikidele pöialt. Ei, ma hoian muidugi kõikidele pöialt, aga... Pigem on niimoodi, et mind vaimustab täpne tulemus, sõltumata sellest, kes seda teeb. Tegelikult peaks laskma pärast õhupallides ka rõhu ära mõõta. Silma järgi. Kuidas meil ajakord? Alla 3 minutit. Alla 3 minutit. Alla 3 minutit, nii et sõbrad. Laske keegi kliendina ka pumpab, aga... Mees on juba tulnud selg nii märg. No panime ikka üle veidi. Palju? 0,77. Härra räägi. Nii, ja nüüd pange üheni välja. Seda vähem on järgmisel. Jah, nüüd te peate üheni välja panema. Pange. Teil on aega veel 2 minutit umbes, jah? 2 minutit. Jah, nii et... Mida rohkem on esimene kord õhku sees, seda vähem on teine kord viia. Kah õige. No nii. Mingi 10 midagi. Nemad teevad juba ülesannet 2. Nemad arutavad seda praegu. Nemad arutavad, nad ikka hakkavad. Me ikka hakkame jälle kongilöögiga peale. Kongilöögiga peale, selge. No nii. Teine pool läheb alati ju raskemini, sest seal on rõhk sees juba. No nii, lööme kongi, mõni hetk sai varem, sest mõlemad võistkonnad on esimese kolmandikul läbinud. Ei piilusin. Kas žürii teeb praegu vahekokkuvõtted või veel ei tee? Ei tea, kas on vaja. Ei ole vaja. Ei ole. Teeme siis lõpus. Okei, siis publik te peate ootama. Nii, järgneb teine ülesande voor. Laske rehvid tühjaks. Võtke ventiil välja. Ventiilid võtke ära, ventiilid pange siis siia laua peale, et neid ei ole teil moment vaja. Ventiilid võtke ära. Nüüd tuleb pumpamine ilma ventiilita. Mäletate täpselt, mis siin juhendis oli? Tuletame meelde publikule ka. Rehv tuleb ilma ventiilita pumbata vajaliku rõhuni. Teiseks, eemaldage pumpamisotsik ja paigaldage ventiil. Kolmandaks, peale ventiili paigaldust peab rehvi jääma 1 atmosfäär õhku ja seda kontrollib kohtunik. Võimalik on teha 2 katset, nendest esimene on proovikatse. Ei, 10 minuti sees ikka. Nii, valmis? Jaa. 3, 2, 1. 10 minutit läks. Mehaaniliselt pumpate. Jaa. Kuidas sulle tundub, kumb ülesanne raskem on? Kas see esimene või see, mida nad praegu teevad?
Ma arvan, et oleneb, kui osava näpuga oled. Kui sa oled väga osavate näppudega, siis see teine ülesanne on iseennast lihtsam. Aga miks ta lihtsam on? Sellepärast, et ilma ventiilita on alati lihtsam rehvi pumbata. Sellepärast koos ventiiliga sa pead pumpama läbi ventiili sisse, siis on füüsiliselt on keerulisem. Ilma ventiilita sa pead vähem kordi. Kuna mina on hull laiskvorts, ma ei viitsi füüsilist tööd teha, siis ilma ventiilita oleks kindlasti minu jaoks mugavam. Aga siin on näed, kus mees pumpab nii mingit probleemi. Ja ennem siis käed värisesid, kui ventiiliga koos pumpa seda. Nüüd ei ole mingit probleemi. Aga kas poistele töökojas õpetatakse seda sama asja? Jah, aga meil on lihtsalt, kuna meil veel nii kehvasti ei lähe, siis meil on kompressorid, et me nüüd neid pumpasid ei kasuta. Aga mis sa arvad, järsku peaks? Ma arvan küll, sest ma vaatan seal autoosakonna õpilased hiilivad üle selle aia. Eks nad teavad, mis järgmine tund tuleb. Ja. Teil lihtsalt läheb järgmine tund läheb vool ära. Isegi mitte vool ära, sellepärast, et õppekavas on ju kirjas, et see on koos kehalise kasvatusega lõimitud. Nüüd me lõpetame kätekõverdused ära ja võtame pumbad. Et süstikus midagi kasu ka autoosakonnas uuenduste tegemisel, eks ole? Kuna agregaadid on juba ostetud, raha on juba kulutatud, mitte raisatud. Kulutatud, siis järelikult tuleb võtta käsid. Ma olen küsin nende käest, et kuidas nad suhtuvad selle. Tuleks võtta maastari näiteks. Oodata, Iline ja siis mitu atmosfääri peab rehvis sees olema, et sellega sõita? No küsi, kas poisid mõtlevad, vaataks poisid teavad, mina ise neid tean. Mitu atmosfääri peab olema sees? Valmis? Oleneb rehvist. No, täpsusta, mis oleneb rehvist? No selles, mis nemad pumpavad. 2,2. 2,2. Nii. Ja kes teist hilineb? Ma tean ise ka, kes hilineb. Või ole küsidagi. Just. Palju oli? Kes üldse koolis ei käi? No sellest pole kasu. See, kes üldse koolis ei käi, peab rehve ka pumpama. Aga ülejäänud siis teate, et kui hiljaks jääte, siis ootab teid ees. Mis teid ees ootab? Aga natukene juurde. Selle järgi jätke meelde. Nüüd tuleb tühjust lasta. Nii, kas nüüd läheb võistluskatseks? Aga lihtsalt see läheb kõik teie aja sisse. Mida? Manomeeter. Anna. 7 minutit ise, kui tahate, te võite teha ühe proovikatse veel, et nii palju aega on. Teil ka, et kui te tahate, te võite ühe proovikatse veel teha, siis praegu on 7 minutit aega. Lihtsalt 10 minuti sisse peab jääma see üks võistluskatse ka. See on nagu vormeli kvalifikatsioonisõidul, et sa võid 5 ringi teha, aga üks ring loeb. Üks ring loeb, jah. Viimane ring loeb, mitte parim siin. Seal vormelis loeb parim ring, siin loeb viimane ring. Nii. See on juhuse asi, see ei ole ette ennustada. Ei mingit teadust. Ei mingit teadust, see on juhuse asi, jah. Aga see on kaose teooria. Mõõtmine on nagunii juhuslik suurus. Mõõtmist olemus. Nii et Tislerid otsustasid ikkagi anda nagu töö ehitusvaldkonnale, et ta kärurehve on ikka pumbanud, et teab. Üldehitajatel tuleb kokku puutuda kividega, Tislerid on puit, on selline pehme ja soe materjal. Mulle, Aivar, tundub, et see on suurepärane lõimingu ülesanne. On. Et varsti tuleb rehvivahetus hooaeg, et saaks kõik õpilased panna õpetajate autode rehve vahetama. Ja õpilaste enda omasid ka. Õpilaste enda omasid ka ja käsipumpadega, mitte kompressoritega. Ja kõik, kes nagu kehalisega hakkama ei saa, pumpavad. Jah. On ju, siis ei ole isegi nagu... Vaata, siis ei saa öelda, et ma ei saa liikuda, ma ei saa joosta. Ja tegelikult me peaksime Maire käest uurima, et palju see
kaloreid ka kulutada. Õige, eelmises mängus olid meil kaloriülesanded, et sööd herne suppi ja siis kühveldad lund, et nulli saada. Me peaks nagu uurima, et kas nad kulutavad oma kalorid juba praegu ära, ennem kui nad auhinna kätte saavad. Ma usun küll, et vähemalt need, kes pumpavad, kõik vist ei pumpa, aga need, kes pumpavad, kulutavad küll suure osa kaloritest ära. Nii, palju meil aega on veel? 4 minutit. Kas tuli parem või kehvem tulemus? Tulemus ei tule. Minema. Ja tundub nii imelihtne ülesanne. No eks ta ilmselt ongi lihtne. Ma tean, et automaad vaatavad ikka suht kahtlustavalt siiapoole, et tegelikult päris kindlad ei ole, et see neid ees ei oota järgmine tund. Või ülejärgmine tund. Või ülejärgmine. Muidugi, vahetage ka, et ärge laske ühe. Vahetage lihtsalt praegu seda, et üks võtab ära, teine pistab sisse ilma õhuta. 3 minutit. Kas see on päris katse või katse? Mulle, et see on päris katse, siis ei ole mingit probleemi, pange see sisse. Aga ennem seda te peate mulle ütlema, pange sisse ja mina tulen mõõdan ära, ongi kõik korras. 3 minutit on aega. No seekord ei läinud, see pihta esimese katsuga. Nii, no mõõdame. Kas mõõdame? Või lased välja veel natuke? Ei lase veel Okei. Selge, aga siis mõõdame ära, vaatame kohe, mis... Palju on? Mulle tundub, et arvutustest oli kasu. Silm on sirkel, nina vinkel. Kogemus, jah. Numbrid ei valeta. Ärge nüüd rehvid üles laske. Nüüd on mõelge, arvutage, tehke, teil on aega nüüd natukene rohkem. Te peate laskma nüüd rehvist rõhku välja nii palju, et jääks järgi 0,5. Pool, jah. Pool. Hammustage, nuusutage, kaaluge. Ma ei taha teil üldse pinget peale panna, aga nad tegid väga hea tulemuse. Kes see nüüd siin erapoolik on? Ikka tuleb natukene. Raik, mis sa arvad, et see oli väga hea tulemus neil, on ju? Et kas autopoisid teeksid selle järgi ka niimoodi, sama heale tulemusele? Ma arvan, et kompressoriga lastes küll. Aga käsipumbaga? Ei ole proovinud. Ei ole proovinud. Me võime proovida kohe seda. Ma lähen, homme on mul tund nendega, siis ma kohe hakkan proovima. Selge. Aga jah, see oli selles mõttes, see oli väga hea tulemus. Selles mõttes, et manomeetriga ütleme, et kui ta ei ole digitaalne, siis teda välja ei mõõdaks. Teil on aega veel. Nii, mis te välja mõtlesite, kuidas te saate siis teada, et teil siia 0,5 sisse jääb? Paneme huupi. Huupi panete, see on alati hea lähenemine. Loodame parima. See on siuke, ärge veel tehke, ärge laske. Tegelikult see on nii lihtne, see ülesanne, võite ilmselt hakata laskma ka. Ma ei tea, kui te tahate. Veel ei lase. Aga oodake puhtast lugupidamisest vastasvõistkonna vastu. Naudite oma head seisu, jah? Istute niimoodi, Anna. Juhuseid ei ole olemas. Täpselt, jah. Nii, ma võtan juba kõlli kätte. Öeldakse, et triimine, et see on trehvamise värk. Onupoeg, kes on oma firmal treimise alal ja nii, et tema ütles, et teda oli vanamees õpetanud, et kõige tähtsam on treimise juures see, et ei hakkaks pöörama. Treenimisülesanne ootab ka ühte 4, 3, võistkonda ees. 2, 1. No nii. Ussoroks.
Ära veel tule vaatama. Nii, ja nüüd on siis selle rõõmsa rehviga tuleb teha veel üks operatsioon. Sellest rõhust, mis teil on praegu, tuleb nii palju välja lasta, et alles jääks 0,5 baari või atmosfääri. Hellad, tundlikud sõrmed, nagu IT-meestel on, sellepärast, et klaviatuuri paitavad ja silitavad või nagu distleritel, kui nad puusütt vastu karva silitavad. Teie ütlete, kui on 0,5, selles mõttes, et aega on, katseid ei ole. Katseid ei ole, aega on 5 minutit ja aeg läheb käima nüüd. Teie ütlete mulle, et on valmis, siis mina tulen mõõdan ära ja paneme tulemuse kirja. Teie otsustate, kas te lasete 1 soojaga või 2 soojaga või 3 soojaga. Otsale vajutale, siis sealt tuleb ka õhk välja. Ta on kuulda ainult susinat ja sisinat, nagu maod oleks lahti lastud siia. Noh, kevad tuleb ja muidugi maod ka ärkavad. Maod ka ärkavad, jah. Erna, mis pilguga sa rehvi vaatad nüüd? Teistmoodi või? Jälestad üldse? Ma ei oska selle mingit hinnet anda veel. See on rehvi kui niisugust, et kodus garaažis vastu tuleb, siis... No ma tean vähemalt, et autola käib. Aga milliseid imelisi asju saab temaga kõike teha? Arno, mis sa teed? No, ronin oma 70 kilogrammiga siia peale, vaatan, mis teeb. Nii, ja mis ta tegema peaks? Vajub. Vajub. Et on nagu 0,5 sees, jah? Vast on veel rohkem. Vast on veel rohkem, selge. Arno lihtsalt võtab ühendust kodanik Pascaliga ja see ütleb talle kõik ära. Jaa. Telepaatiliselt. Mõõdate, te olete valmis? Olete kindlad, jah? No nii. Seal on märjad surfred laua peal, saate käed puhtaks teha. Osavad otsustavad mõõtmise kasuks. Nii, mõõdame. Mõõdame, aga me ei ütle teile veel, me ainult mõõdame. Mõõdame. Osavad, nagu te näete, on rahul. Oma tulemusega. Nad on rahul. Vaatame, kas on ka põhjust rahul olla. Te teete näpud puhtaks teha, siis siin on märjad määrad. Nii. Käed puhtaks teha. Ja Interner Explorers. Uskumatu. Nii ongi läbi või? Nii. Ja nüüd on siis meie lugupeetud rehvidega tehtud 7 imet. Küll neid on täis pumbatud ja tühjaks lastud ja täis pumbatud ja tühjaks lastud ning lugupeetud žürii on ilmselt saanud teada, kumb võistkond siis rehviga täna ja praegu osavamalt ringi on käinud. Või ei seis hoopis viiki. Või ei seis viiki. Nii, matemaatika geenius Ilve. Matemaatika geenius, just nimelt. Jaa, ma just mõtlen praegu, et kas kuulutada välja võitja või hoida pinget veel natukene üleval. No sa võid nagu ükshaaval iga katse võitja öelda. Nii, esimene katse oli väga tasavägine, aga võitjaks tuli sinine meeskond ehk osavad. Kas sul on tulemusi ka öelda näiteks? Jaa, on küll. Kuna siin oli vaja 0,5 atmosfääri, siis sinisel võistkonnal oli 0,3, aga kollasel 0,77. Arvutused võite teha ise. Teine katse oli vaja saada 1 atmosfäär. Kollane võistkond pumpas sisse 0,84 atmosfääri, sinine võistkond 1,05.
teise katse võitis sinine võistkond. Aga napilt. Napilt. Asi läheb veel napimaks. Ilma ventiilita pumpamine. Kollane võistkond tegi supertulemuse 1,05 atmosfääri. Aga sinine võistkond suutis pumbata täpselt 0,99 atmosfääri. Kolmanda katse võitis sinine võistkond. Ja neljas ülesanne oli nii-öelda tunde küsimus. Kui kollasel võistkonna tunded olid 0,66 atmosfääri, siis sinise võistkonna tunded olid 0,58 atmosfääri. Järelikult ka neljanda katse ja kogu võistluse võitis sinine võistkond osavad. Nii, aga... Ei. Võib, anname siis 1 minuti. Aga mulle tundub, et kui seda võistlust oleks teie pidanud mõned katsed tegema, siis oleks kollane juba niimoodi, ta oleks iga katsega järjest paremaks. Jah. Kuidas oli neiud, kas oli väga keeruline sellise suhteliselt maskuliinse esemega kokku puutuda? Ei. Noh, nagu ikka öeldakse, et Eesti naine toidab ära 10 last ja joodikust mehe, et siis ei ole hullu. See algul käis saare naiste kohta, aga nüüd see käib juba terve kõikide Eesti naiste kohta, ma saan aru, et see laieneb, jah. Kui tihti te ise oma kodus kokku puutute rehvidega, rehvide pumpamisega? Tead, ma olen puutunud ainult jalgrattarehviga kokku. No, aga see ka rehv. See on täiesti õige. Või täiesti tavaline lähenemine, et jah, kes ikka tänapäeval nii väga pumpab. Nii, aga teil on siis õigus tulla ja keerutada. Jah, et meie mängude seis on siis 1-0, aga mäng ei ole veel kaugeltki läbi, sest järgneb Kahoot. Küsimused, millisest valdkonnast te saate? No, kelles on õnneliku käega? Oot. Ütle, mis sulle siit meeldiks? Mis oleks nagu teie meeskonnale kõige parem? Füüsika. Arno Ratas on nimelt füüsikaõpetaja. No proovi siis füüsika välja veeretada. Mis teie tahaksite? Seal on üldained. Matemaatika. Nii. No, matemaatika või füüsika, valige siis. Matemaatika. Mis suhe sul selle proua Fortunaga on, et kõik, mis ütled, kõik õnnestub? Ei, no see masin võtab ju neid... Laineid, ja stringiteooria. Nii, aga palun nüüd, teil on kindlasti ja teil ka on olemas üks telefon. On teil üks telefon? Minge tooge ja Kahoot näeb siis, te olete kõik Kahooti mänginud, te teate, et sinna suurele ekraanile tuleb siis mängu parool või sissepääsu parool ja siis, kui mõlemad võistkonnad on valmis, kirjutage siis sinna oma võistkonna nimi ja kui mõlemad võistkonnad valmis on, siis 10 küsimust. Teistele pealtvaatajatele, võistlejatele ka nii palju, et küsimused nende eelmises, selles ega kõikides tulevastes Kahootides on koostatud siis ainesektsioonide õpetajate poolt, mitte siis meie poolt ja püütud on siis kasutada küsimusi, mis oleksid sellised üldharivad, natukene lõbusad ja enam-vähem vastaksid põhikooli ainekavale või oleks mõnevõrra natukene võib-olla keerulisemad. No nii, pange oma meeskonna nimi ja... Nii, ja nüüd ootame siis võistkondi. Meil on täna nagu eriti hästi läinud nende Kahootidega, sest eelmise mängu Kahoot oli emakeel, eesti keel ja võistkonnas oli, või žüriis oli eesti keele õpetaja, seekord on matemaatika ja žüriis on matemaatika õpetaja. Nii, aga läheb lahti siis.
Nii, Arno, ole hea, istu, mäng hakkab peale ja sinu teadmisi 10 on küsimust, vaja. 20 sekundit vastamiseks ja läheb lahti. Küünal põles täpselt 60 tundi. Mis päeval pandi küünal põlema, kui see kustus laupäeval kell 9.00? Kas ta pandi põlema kolmapäeval, neljapäeval, reedel või laupäeval? See on ju puhas põhikool, eks ole? Ma olen juba praegu kadunud. No nii, kolmapäev on õige vastus. Vastus on kolmapäeval ja kuidas vastati? Tundub, et osavatel läks seekord natuke rohkem täkka. Kas on õige, et kahekohalisi paarisarve on rohkem kui kahekohalisi paarituid arve? Jah või ei? Kahekohalised paarisarvud, kahekohalised paaritud arvud. Ei. Tubli, suurepärane. Kolmas küsimus. 8 + 2 jagatud sulgudes 4 - 2-ga. 9, 5, 4, 1. Ma isegi ei hakka mitte proovima seda teha. See on mitmes klass, see on 5 või? 4, 6? Teine klass või? Teine klass koguni või? Nii. Õige vastus oli 9. Nii, lähme edasi. Ruutu pindalaga 12 ruutsentimeetrit joonistatakse joonisel näidatud ruutpindalaga 2A ruutsentimeetrit. Kui suur on A? Kui suur siis see must on? 3. Malevitši must ruut, jah. No tasavägine on seis, ikka väga tasavägine. Mäng poole peal. Nööri pikkus on täisarv meetrit. Nöör lõigati juppideks pikkusega 35 sentimeetrit. Leia terve nööri vähim võimalik pikkus. 1, 4, 5 või 7 meetrit. Ma ei tea, kes see niiviisi nööri raiskab 35 sentimeetriteks juppideks. Nii, 7 meetrit oli õige vastus. Ja kes vastas õigesti? Ja õigesti vastasid osavad. Osavad, nad on tõesti osavad. Nii, 6. küsimus. Arvuta. MM miinus MC, MXL, V. Vana-Rooma mu arm. Jah, ja spikker on ainult kuni 10-ni, ei ole isegi natuke rohkem on. 12-ni on. No, 50. No nii, mis see kas te panite huupi või? Aega ei olnud. Rooma numbritega on lugu kehvavõite. No kes oskab ära arvata, mis see vastus on? Või tähendab, vastus on, aga mis see siis araabia numbrites on? 52. Ja mis seal üleval on? Mis see ülemine pool on? Just, 2000 miinus. Nii, lähme edasi. Siin ei muutunud seis. 7. küsimus. Raamatus on üks pilt ja see on leheküljel, mis on 27 alates algusest ja 72 alates lõpust. Mitu lehekülge on raamatus? Selles, kus see üks ainukene pilt on. Kas sellel raamatul on 92, 98, 100 või 99 lehekülge? 98 lehekülge. Õige. Nii. Arv 201 on mitu protsenti arvust 2010? See küsimus käib hinnatõusu kohta. Või siis bensiini hinna kohta. Jah. Õige. Nii. Ja 9. küsimus. 1 detsiliiter vett, kui palju see kaalub? Noh, see läks sul kiiresti.
Nii. Ja tuleb viimane küsimus, mis on arvud 0, 1, 2, 3, 4 ja 5 liideti ja siis korrutati. Kumb on suurem? 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5. Kas 1, 2, 3, 4 ja 5 liideti? Ja siis 0 × 1 × 2 × 3 × 4. No nii. Summa oli suurem. Kas vaatame, kes võitis? Summa on suurem, sellepärast korrutus on 0. Ajalooõpetaja näitas ka matemaatika teadmisi. Ajalooõpetaja käis isegi matemaatika eriklassis kunagi 40 aastat tagasi. Aga see on ainuke, mis tal meeles on sellest ajast. Nii. Poodium. 3. kohta meil ei ole. Teine Internet Explorer ja esimene koht. Üllatus, üllatus. Miks üllatus? Miks üllatus? Tarmo ju nõudis matemaatikat ja tahtis ka. Nii, hea publik, head vaatajad, head võistlejad, meie mäng sai läbi 2 vooruga. Ehk siis kuigi meil oli ka valmis pandud ülesanne duelliks, seda seekord vaja ei läinud. Me ei pane proovile teie oskusi ühes teatavas võõrkeeles. Küll aga, aitäh! On meie oma kooli. Küll aga meie suurepärased pagarid tänavad teid ja soovivad palju edu ja loodavad, et te sööte suurima heameelega ära selle tordi. Me kohe toome teile ka noad ja rusikad ja taldrikud. See on jäätse tort, nii et see tuleb kohe ära süüa. Enam-vähem. Nii. Kohtume järgmisel kolmapäeval. Tänan veel kord kõiki pealtvaatajaid. Kõik olete oodatud siia täpselt nädala pärast, kui on järgmised 2 mängu. Aitäh ülekandetiimile, aitäh vaatajatele, nägemiseni!